10 000 veel ei ole. Vanad need väiksed stenti ületamised. Kas keegi tahab stardipaketti veel, tulge võtke. No, tähelepanu, valmis olla läks. 10 minti veel aega. No retro rattaga. Tule, ma loodan, et peab välja. Nüüd maha jäänud. Varem sa ikka sõitsid nii, et ei kaarti vaata ja... Mis asju, mis sa oled? Ma olen see 10 aastat see kompass saad. Kalli. Nii armas. Halo? Ma pole ammu nii kokku olnud. Tere hommikust. Tere hommikut kõigile. Viivika tahtis teile midagi rääkida. Aior ütles juba tere hommikust ära, aga kellel veel ei ole, siis minu käes saab matka stardipakett. Ja Viivika, miks need olulised on need stardipaketid? Kui juba intervjuuks läks, siis stardipaketis on väga oluline käepael, mis palun... Pane see suu siia juurde ja räägi uuesti. Oi! Käepael stardipaketis, pange palun käe peale selleks, et saada mõnedesse muuseumidesse ja kohtadesse sisse sellega. Kui öeldakse... Ikka viimastele kohale. Ühesõnaga, TS Laevad lubasid meist teha 10 pilti ja meid ära tagida. Nii et jääme ootama ja viskame laiki. No, Indrek, sa juba filmile. No jah, kahest torust. Liikuge! Edasi! Me peame kokku võtma tihedamaks. Ei mahu ära! Platform rumba. Määrata, kas sa pead teist? Oi! Tšau, Indrek! Tšau! Mina olen siis Jaanus, mina olen, kes teile aeg-ajalt siin kirjutanud on. Saateautod jagavad vett ja mineraalvett ja kõik see on tasuta. Saateautod saavad aidata kas järgmisse vahepunkti, kus saab probleeme lahendada. Ja seda sinist lippu on meil tegelikult ka pakkuda veel, et kui meie hulgas on veel keegi, kes on elementaarsed mehaanikateadmised olemas. Aivarilt pärineb siis ka idee, et rattamatkal see korraldada. Meie põhilised korraldajad sõidame kõik seda matka kaasa jalgratastel. See Suuremõisa loss on selle koha peal sellisel kujul olnud juba aastast 1772. Räägitakse, et siit on läinud 2 alakäiku. Ja ta oli väga hea majandusmees, tema laevad teenisid tal hästi. See kapten Malm oli läinud siis selle puu lastiga Tallinnasse ja 10 nädalat olnud kadunud juba. Oli tekkinud kahtlus, et see kapten teenib kõrvalt. Ta võeti kinni sadamast, 2 vihast meest, ühes ruumis uks oli suletud. Keegi ei tea, mis siin toimus. Aga kui uks avati, siis põrandal vereloigus oli kapten Malm ja veriste riietega oli Unger Sternberg. Ei jõua. Jõud lõppevad, ei jaksa. No lihtsalt saame nagu tappa lihtsalt teed.
Kui sa näed nagu, et kulmud ja ripsmed on alles, nii ilmselgelt see on nagu erinev. Lauluväljakul on... Raisk, sõidad natukene ja sul on jälle. Ei ole. Ma mõtlen need, mis siin kohas kulgeb. Ja see lahti ka. Pildi peale, kõik pildi peale. Selle kohal oleks mina. Vaadatage. Ai, tänan. Võtu paljaks. See läheb sinna X-i. See läheb teise kanalisse. Tee nagu sa sõidaks vähemalt. Väga hea. Nüüd võiks kukkuda ka keegi jälle. Oleks kallim see... Ta vist viskas sinna kuridi vahele. Klassi vist ei kasuta nagu nii. Kurat, aga kommi nüüd küll niimoodi ei saa. No pane selline käik, et sa saad 30-ga sõita, jah. Et me Hiiumaal oleme, seda te teate, ja et te Kassari saarel oleme, seda te ka ilmselt teate, aga kõik võib-olla enam ei teagi, et me Orjaku külas oleme. Et Kassari saar on 20 ruutkilomeetrit suur ja see Käina laht, mis meil siin ees on 10 ruutkilomeetrit suur, et siis on nagu selline võrdluste vahe ja see 100 aastat ja rohkem tagasi küll juba oli see ka päris saar, enne kui mõisnikud need sillad või tegelikult need ei ole muulid ka sillad ehitasid kividest. No nüüd on nad muidugi päris teed, nii et muidu käidi siin ka laevaga ja purjelaevad käisid Käinasse sisse 1800 kuskil. Läbi metsamere äärde. See tähendab seda, et kui Hiiumaal inimene tuleb, sa näed metsa ja varem või hiljem igal pool tuleb ikka meri. Ehk nahkpükse ei vesta.
õigeks ajaks või? Valest nurgast oli, kus sa tuli? Kuskil on veel puudu, siis ma tulen sinu juurde. Postiga oli seda midagi. Ja rahulikult tuled lavasse. Ma vähemalt hea hoida, mul on siin üks posti selline kaaluta oled. Kaaluta. Posti küljes. Rehvi vahetus. Suure pumbaga muidugi mugavam. Siit vähemalt filmimaterjali vaata. See koht oli veits kohtlane. Ventiil kuidas on? Äkki on ventiilis viga tõesti. Ja kalatöötlemine oli siis, ütleme, nõukogude ajal siin üks valdavaid ettevõtmisvorme. Loomulikult kasvatati teravilja, kasvatati loomi, päris mitu kolhoosi, sofoosi, vaatasid, et kuule, aga plastmassi valu tegemine, see on ju selline väga tulus äri, eks. Ja kõik töötas jumala ilusti, siis meil oli selline tunne, et nüüd me ongi valmis, pühime, klopime käed puhtaks ja ütleme, kohe hakkame müüma seda asja. Ja tegelikult on veel pikk etapp vahepeal, kus tuleb see asi tööstuslikult, see tööstuslik tootmine tuleb luua. Ja tegelikult see on, ütleme, ma ei tea, 3, 4, 5 korda suurem töö kui selle seadme enda kokkupanek. Me liigume sinna poole, et meil on rohkem ülikoolis tööl insenere, kes ongi võimelised ettevõtetega rohkem seda koostööd tegema. Suured tänud ka toetamast meid. Sulle ka ikka. Oh, nice. Aitäh. See, et lähme lõkke äärde, võtame pingid kaasa, lähme lõkke äärde. Pimedusest valgus see, viis meie rada. Ei, sain uuesti. Üks veski seisab vete pääl ja veski kivi teravaks löövad puhtaks säravaks. Nüüd tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Sest rattad laulavad, kui tookord minnes siin. Ma tõusen rutates
varsti peatub rong vanas Vaksalis. Siin ta on, vana jaam, millest kord astusin maailma. Oi, ma loodan, et see kukk ei tule ja mind ei toksa. Esimene julge näitas siis, kui nüüd teised julgevad ka rohkem. Toodame selliseid asju, kõik on näinud ehituspoodides, kes on käinud, kõik, mis läheb elektrikilpidesse, kappidesse, posti otsa, kõik detailid tulevad siit. Ettevõte sai alguse 90-ndatel üldse, loodi kohaliku kapitaliga kõik, et kui kolhoosid ära kadusid, siis võeti väärtpaberid välja. Hüdraulikat peal ei ole, mis nüüd liigutab. Kõik liigendid, kõik mis on elektriajamiga. Mastersampel on nii-öelda heaks kiidetud, millest meie peame lähtuma, et kui sellest detailist tulevad kõrvale kaldad, siis on juba läbirääkimiste küsimus jälle. Ja kui pimedas siin õõsa ringi liigub, võib-olla ka mõned näpud siin liiguvad ringi, et ise näinud pole, aga võib-olla räägitakse, et pidi hakkama kummitama. Kes arvab, et kuskilt läbi turvapuuri võrgu või ma saan näpuga seda lükata ja siis tuleb peal seadet paneb plaksu näpu pihta, et küüs läheb natuke siniseks, maha ei tule päris, aga... siis ma tegin täna juba esimese ujumise. Oho. Ja isegi kui kõht on korras, kas siis võib süüa, nii et täiesti universaalne vari. Ma just mõtlesin, et mis siis saab, kui kõht korras on. Siis jäta neile, kellel vaja.
kirik töötas kuni 40-ndani, sest siis läks rahvast nii väheks, et see kogudus läks nagu laiali. Õigeusu kirikul tihti on 5 sibulat, üks on suur sibul ja siis on iga nurga peal on väike sibul. Suur sibul on nüüd taastamisel ja see on see suure sibula emapuu. Ja selle otsas oli rist ja selle nad tõstsid maha. Rist võidi Soome ja rist on juba tagasi tulnud ja on ära kullatud, nii et kui see sügiseks üles pannakse, siis ta särab väga kaugele. Savisegu peab olema siia, nad ei luba teist segu kasutada, kuna muinsuskaitse teeb väga täpselt järelvaadet. Väga meeldiv oli näha, külastage ikka Hiiumaad ja siin on midagi vaadata. Ilusat matkamist teile siis ja homme lubab esmaküll, siis jahutab teid natuke. See on väga hea Gruusia lugu. Mängult on need arbuusid. Kuidas minna Kõpu tuletorni juurde? Tersi arbuusi! Tersi arbuusi! Откуда я знаю? Tai arbuusi! 4-5 tunni tagant, kui see on väga karm lugu, kas seda tohid lindistada? See oli nii huvitav. Sest mina seda sinna pressiteates ei pannud, vaatasin, aha, on tehtud tööd. Mulle näiteks meeldis väga see, et te salsat õpite, teil ka teaduslik loeng on, et te lihtsalt ei vänta, vaid et seal on ikka sisu ka ja... Sõnaga võimalus minna Kõpu tuletorni praegu, nüüd ja kohe, selleks tule võta pilet Merilini käest. Ristnasse me saame käepäela alusel, et käepäelad peale, kellel ei ole, eks ole? Jaa. Siin ei saa. Side lõpp. Selline asi, et kuna Ristna tuletorni mahub ametlikult 10 inimest korraga, siis me ei taha teha Kalana sadamas seda, et me hakkaks tervet gruppi seal kokku võtma. Et pigem me tahamegi, et rahvas kulgeks natuke omas tempos sinna, kes teeb kohvikus pausi, kes ei tee, kes on... Aastast 2007 jagame me siin loodusharidust inimestele kõikvõimalikku turismialast infot. Kõige väärtuslikum leid on ilmselt olnud üks tuukrikell, mis tegelikult leiti Ristna otsast. Tema tiksus ja käis ja näitas õiget aega terve aasta otsa meie kaubamajas. Kuni ühel päeval tuli uksest sisse üks mees, kes hakkas nutma. Sellepärast, et tema nägi endale kingitud kella seal rippumas. See oli perekonna kingitus tema tähtsaks tähtpäevaks. Ta oskas täpselt ära rääkida, kust ta selle kaotas ja tema sai oma kella kätte. Nii et see on olnud üks toredamaid lugusid. Te lähete valesti siit samast kasust. Kus siit nagu ülespoole sai? Alt pimedast tulles tundub päris.
et kui juba, siis raisk lähme. Raisk, kui see vedel. Omal vastutusel, see on mingi 10 meetrit kukkumist. Mõtle, ma olen siin käinud, aga ma käisin nagu mingist teisest sissepääsust. Kõrgused mulle meeldivad. Ja turnimised. Nii 5 kraadi vasakule. See on jah pommiline betoon, et siin ei juhtu midagi. See on hetke ära mõrastatud. Nii oota. Tule. Mahut mööda ka. Peaaegu. Üks keerulisemaid õlimisi rattakingadega õige käega. Kui õiget rada sõita, siis on kogu selle raja peale kokku on umbes 100 meetri jagu liivaseid kohti. Äkki me küsime fotograafi teinud? On vaadake, et teie liiga palju ei toigu. Vabadus. Kõik varad või? Jaa. Jumala palge ees palus kõik oma patud andeks ja puhta südametunnistusega kihutas koju tagasi, nii et logistilises plaanis kõik oli kõige paremas korras. Hobused puhand, hingerahu käes, kõht täis ja kirik seisab kuni tänase päevani. Kuulge, neid Hiiumaa lugusi on nii palju, tulge teinekord jälle Hiiumaale. Ärge ennast väga ära väsitage, nii et kõike kaunist teile ja tore, et te ikka Hiiumaale ka tulite. Aitäh teile ja mõnusat puhkust edasi. Aitäh! Väga palju, ma vabandan. Ma vabandan. Kõik läks hästi ju. Mõtlesin, ma sõidan, et äkki saan läbi. Hakkasin juba... Seal mingid matkad olid ka seal repressinud läbi Võsa ja Pilliroo ja ma ei tea. Jaa, selle peale langed puud olid ees, noh. Ja kui sa korraks seisma jääd, isegi ranna peal olid parmud sõid niimoodi ära, et... Kui selleks üheks inimeseks sai juhuse tahtel Taavet, siis see on Taaveti rada. Sandaal. Ja kui ei oleks üldse siin, siis puuduks kõige hind. Süda kiirele, oodan sind, olen kaua teenijate. Süda on minu torm, tean tormi sinu
nüüd tõstme siis tantsujalad soojaks, tund aega mängib muusika ja siis me naaseme. Hüppa sinna kiige peale. Miks sa räägid sinna mikrisse? Sõidaruttega sisse. Mina olen Niels Raitiste, olen Kõrgessaare osavalla vanem. Ma olen siin piirkonnas üles kasvanud. Ma olin 12 aastat lennujuht ja 1624 siis Rootsi riigimarssal Jakob de la Gardie vajas siia siis sellise suurema mõisa koos sadamaga ja Kõrgessaarest oli ka siis nii-öelda esimene regulaarne laevaühendus Eesti ja Rootsi vahel ja seejärel siis omastas selle Kõrgessaare mõisa grafinna Stenbock ja siia tekkis selline väikene sõjaväebaas, siin hoiti laskemoona. Koos kalakombinaadiga algas ka siis selle asula tänase Kõrgessaare aleviku selline areng. Vastloodud aktsiaseltsil oli vaja ilmselt kohta, kus siis oleks hea pääs Läänemerele, siis siin oli sadam, eks ole. Need investorid seal taga olid siis, olidki, kuidas öelda, tolleaegsed Venemaa sellised ma ei tea, ingelinvestorid või sellised start-upide nagu toetajad. Spioon. Kus kohal me oleme? Kuhu minek on? See silt võib olla päris ammu. Soo neiu vaip või? Oh, kuule vaata, see nägi teda. Läbi lillede pildid, jah? Jaa.
nii, et trossist täiesti. No küll peab seisab ju kõik korraga. Teie peate taha olema. Nii, teeme nii nagu kokku lepitud. Sa pead ikka rohkem sööma. That's it, like this, you know? I didn't hate it. See on nagu, ma mõtlesin, ma olen osav. Op. Op. Võtta siin ei ole nööri või? Ma jäängi siia nüüd. Nüüd võiks juba minna sinna pandile ka. Enesekindlus! Proov oli hea, proov oli aus. Ei anna alla, no ei anna alla, no! Ma olen vähemalt maha soomärkis hea praegu. Kus kohast sa märjaks olid? Kuidas sul siis öö möödus? Hästi, ei päris jäi kuivaks. Kas raudteest on veel küsimusi? Siis lähme elektrimajja. See on sõjasalatus, nii et see ei kuulu avalikustamisele, palju ta välja annab. Täpselt nii palju, kui vaja on. Ja seda teadis reamees Strahhov, kes vastutas selle eest. Aga siin on endiselt sees 1944. aastal ühe Hiiumaa pere poolt maa sisse maetud kiviõli bensiin. Nii et siin sees on väga haruldane bensiin, oktaanarvu ärge küsige. Siit on väga hästi näha, mida söödi. Alati küsitakse pšeno, see on hirs. Ja see on kõige vastikum pudernõugud seas. Mind läheb naerma, see on Eesti vegan sõduri toitupa. Te naerate ka. Aga kuna oli aasta 1989, siis te leiate Eesti värvid ka sealt. Vaadake neid purjesid näiteks. Nüüd vaatame telekast, mis nad teevad Ukrainas, täpselt seda sama asja, mis 39-41 siin. Palun tuleme alla teiselt poolt. Meil ei ole kahjuks liiga kaua aega, et iga mees teeb ühe ringi seda kvalifikatsiooni. Kui on
jalg maas, siis on jalg maas ja siis... Lipuga või? Pane, kõna küll, mine! Kes on järgmine? sa saad argu. Pane! Oota, vale kõik. Hop! Pane! Tuleb rattur, tehke rada vabaks. Mis su nimi on? Priit. No, kuule, see oleks nagu mingi... Naistest esimene juba. Natukene veel, tule. Väga tubli! Pane edasi! Esimest korda! Jõuad! Pop! Väga hea! Pane! Pean veel seda liha sööma, et
teise käiguga enam mäest üles ei veda. Iga foto on 3 eurot. Sõlu või? Siia on siin peale seda 700 meetrist on nüüd see valitud koht. Et me sõidame siit edasi nüüd jah Tõrvanina randa, kus oli plaanitud ujumispaus. Ma veel üritasin, aga kurat, päris keeruline oli. Salsa lugudes mängib hästi palju erinevaid pille ja üks nendest pillidest, mis on selline põhipill või mille järgi kõik teised pillid võtavad rütmi, on klaave. Ja klaave on sisuliselt 2 puupulka, mida siis lüüakse üksteise vastu. Selle tantsu nimi on siis Ruedate Casino. Et mehed te võtate endale siis tüdruku vasakusse kätte, siis me astume üksteisest lahku ja üksteisega kokku, jah? Esimene käsklus, mis me selgeks teeme, on siis dame. Ja dame tähendab tõlkes hispaania keeles siis anna mulle. Lahku ja kokku. Dame! 8, 8. Väga, tubli. Ja kokku. Para mí, para ti, mulle ja sulle. DJ, hit the music. Korrata! Korrata! Nüüd on järgmine vahetus. Saludos del guapo. Põhilised tooted on pistikupõsad lelitid. Kraanul läheb masinasse, masinas soojendatakse ta ülesse, siis surutakse vormi, vorm hoiab kinni, vorm jahutab uuesti materjali ära, vorm tehakse lahti, kukub klõpsti välja. 2 plastidetaili pannakse siia masinasse ja siit tuleb siis sellised kruvid ka, see paneb need omavahel kokku. See keerab veel sellele detailile keerme ka veel sisse. No, meil on majas siin jahutusvesi, mis neid vorme jahutab, on mingi 5-6 tonni vett. Ja see siis lastakse surts sisse, surts välja, soojaks, külmaks, soojaks, külmaks. Ja see metall nüüd, mis selle vormi on, see peab ikka, sellepärast ongi, et vormid on väga kallid.
et see metall peab ju taluma sul mingisuguseid miljoneid tsükleid. See Dubais tehti see kõige kõrgem hoone, seal on ka meie juppe sees. Me ei suuda nii palju teha, kui tellimusi on. Hästi aktiivne. Mine viida õues, uks on lahti. Et ma näitan teistele ka, et ta ikka lahti lasti. Kõik tulevad tarkust täis siin. Plasti täis. Oota, ma aitan sind! Kaua ma kannatan kurbade naeru. Esikoht on siis ajaga 21,2 sekundit ja 2 inimest oli, kes selle ajaga sinna üles väntasid, et Kaspar ja Janar, tulge siia. Surume kätte. Surume ikka, jah? Palju õnne. Palju õnne, omavahel. Väike meene võitjatele. Poiss, järgmine aasta võitsime kõrgema mäe. Ja osalejad, kes üritasid seda mäkketõusu ja me otsustasime, et kõik nad saavad väikse auhinna. Tule siia, me tahame sulle natuke nänni anda, et selle mäkketõusu võistluse eest. Et kõik, kes üritasid sinna üles tõusta, saavad midagi. Kus on Taavi? Taavi on see lipuga poiss, kellel on ühekäiguline ratas. Kellel on söögiga ühel pool kõht täis, siis hakkame seal üleval juba kogunema tasapisi, et püsiks graafikus. Siin oli vana paemurd ja geoloogid kratsisid kukalt, et miks need paekihid, ja see on näha seal praegu, sa saab trepiga alla minna, need paekivikihid on viltu, nad ütlevad, need ei tohi viltu olla. Ja põhjus on nüüd teada, sest ta on kraatri serva peal ja see serv ongi viltu. Ja teie ööbisite seal Tubala kandis Lavenditalu lähedal kuskil seal Katri puhkemäes,
siis nagu ütlevad Lavendlitalu inimesed, et nemad tänavad seda kraatrivalli, nad jäävad otse kraatrivalli peale ja seal see vee liikumine ja kogu see geoloogia väga-väga sobib lavendlitele. Korallid, siin on ka üks pisike. Ja, aga siin on nüüd, kui te näete, on see käsijälg üks ilusamaid eksemplare, mis mul üldse on. Siin, kui käisid trilobiidi uurijad mõni aasta tagasi, need olid, ma ei tea, kust nad kõik tulid, siis nemad roomasid mööda põrandat luubiga. See on omaette teadus. Ei, Ilmi. Ilus kaldtee läheb üles. Tulge oma ratastega siia kivi otsa, me teeme plakati pildi. Hea kerge ratas. Ülesse minna on veel lihtne. Alla saada. Ei saa alla seda. Ei mingit Järgmine. Nii, võtame selle taas. Suhteliselt kerge vist. Nii. Kuidas me alla saame, ma seda küll ei tea. Selle peale me pole mõelnud. Esmalt pääske mind. Olemas. Väga hästi. Jahatus. Pööran seda tuulikut natuke. See on hopper. Renn. Ise ei viitsi, endal on tikerdanud see livid täis selleks nädalavahetuseks. vitsikas! Vaata kahe sõrmega korraga, näe nüüd läks. Zoomi natuke.
saaks minna praegu ümber ringile veits või? See oli küll halb nali. Et sama teed tagasi, jah? Sõidad nad? No, technically ta on jalutatav. Jaa, suur. Noh, kuidas eelmine lõik meeldis? Mõnus. Kas see oli siis ka, kui ta seal vaatamas käi? Ma ei tea, ausalt, mina ei ole käinud. Siin võistlusrajal praegu. See on eluohtlik. Ma võin teisele poole minna. Kõik rahakotid, telefonid, palun võtke. Enne kraavi peale